kui sa tahad võtta tuletist mingist korrutisest, siis seda ei saa teha samal viisil, nagu sai siis, kui meil oli lihtsalt X astmes mingi või tundmatu mingis astmes. Ei ole võimalik. Ehk siis selles videos siin näitan ma, kuidas seda teha. Kõigepealt põhiteed, mis peavad olema selged, võttes konstantist tuletist saame me 0. Näiteks kui meil on 2, siis võtame sellest tuletise ja me saame 0. Või siis ükskõik milline nagu arv, milles ei ole muutujat. Aga kui meil on siis mingisugune muutujaga funktsioon, nagu näiteks siin, mis iganes ta ka ei oleks, siis me saame kasutada sellist valemit siin. Ehk siis ma eeldan, et selleks, et sa saaksid seda videot siin vaadata ja sellest aru saaksid, siis sa tead neid kahte asja siin juba. Mul on nende kohta video ka, ma panen selle tõenäoliselt lingina kuskile siia. Ehk siis kõigepealt vaatame seda. Ma olen nüüd siin kirjutanud, et U võrdub mingi funktsioon X-ist ja V võrdub mingi funktsioon X-ist. See on lihtsalt selleks, et oleks lihtsam seda nii-öelda teooriat seletada. Ehk siis meil on lihtsalt kujutame, et U on mingisugune funktsioon ja V on mingisugune funktsioon X-ist. Ja nüüd me võtame tuletise nendest. Ja nad on siin omavahel korrutatud, mis tähendab seda, et me kasutame sellist valemit, kus kõigepealt me võtame sellest esimesest funktsioonist mingisuguse tuletise, siis me korrutame seda selle funktsiooni teise funktsiooniga, siis me liidame sellise korrutise, kus me sellest esimesest funktsioonist ei võta tuletist, aga teisest võtame. Et kuidas see siis välja näeb? Siin üks näide. Selline korrutis, kus kõigepealt meil on mingisugune üks funktsioon, siis me korrutame selle mingisuguse teise funktsiooniga ja nüüd küsitakse tuletist kogust sellest asjast. Ja põhimõtteliselt me talitame täpselt nii, nagu siin selles valemis on seletatud. Ehk siis kõigepealt me võtame sellest esimesest võtame tuletise. Ja siis me korrutame seda teisega. Korrutame teisega. Aga sellisel juhul, kui me nüüd teisega seda korrutame, siis me tuletist ei võta mitte. Ja siis liidame sellele nüüd niimoodi, et me kõigepealt sellest esimesest jälle ei võta tuletist. Tegelikult neid isegi sulge ei ole siia vaja tegelikult ju. Aga nüüd korrutame seda siis niimoodi, et sellest teisest me võtame tuletise. Ja nüüd lihtsalt ainus asi, mis me teeme, ongi põhimõtteliselt arvutame. Ja me kasutame nüüd seda valemit siin. Ehk siis kõigepealt meil on tuletis X ruudust. Siin see ruut on see oluline osa, nagu see N siin. Ehk siis mis meil jääb on 2 korrutada siis X ja siis teises astmes ja siis lahutame sellest 1. Ehk siis selle osa siin teeme. Nüüd me korrutame seda lihtsalt tavaliselt nagu ikka 3x pluss 1. Siis sellele liidame x ruudus ja nüüd võtame tuletise siis sellest teisest funktsioonist. Ehk siis kõigepealt 3x. Sellest saame 1 korrutada 3x nullindas astmes siis, ehk siis x võrdub 1 ja siis see 1 siin on konstant selle reegli alusel siin. Me konstantist, kui võtame tuletist, me saame 0. Ehk siis mis siia jääb tegelikult on see x astmes 0, see on sama, mis on 1, nii et mis meile tegelikult jääb siia on lihtsalt 1 korrutada 3. Ja nüüd ainus asi, mis me peame tegema, et vastuseni jõuda, on arvutama. Ehk siis kõigepealt, mis meil siia jääb, on 2x astmes 1, ühte ma ei kirjuta, sest see tavaliselt ei tehta nii. Siis meil on, selle me korrutame 3x pluss 1 ja liidame sellele x ruudus korrutada 3. Ja nüüd lihtsalt mehaaniliselt arvutame. Ehk siis kõigepealt 2x korrutada 3x, see on 6x ruutu, siis 2x korrutada 1, see on 2x. Nüüd siin 2x ruudus korrutada 3, see annab meile 3x ruudus. Ja mis me saame teha on see, et 6x ruudus pluss 3x ruudus, see kokku teeb 9x ruudus ja siis meile jääb veel 2x. Ja kui me tahame, siis siin saab mingi tegurdadega mingi, et ütleme, et toome x sulgude ette, siis mis meil jääb on ju 9x pluss 2 näiteks. Seda ei pea tegema tegelikult, aga
kui sa tahad, sa võid teekordada. Ma tegelikult ei soovita, sest kui sa teed siin veel ühe vea, siis on pekkis. Aga noh, kui sa tahad, siis sa võid seda teha. Ehk siis see oli esimene näide. Ehk siis põhimõte ongi see, et kui sa korrutad või võtad mingitest korrutatud funktsioonidest tuletist, siis kõigepealt võtad ühest, siis teisest ei võta, liidad, niimoodi, et esimesest ei võta ja teisest võtad. Ja järjekord tegelikult siin ei ole oluline, see on lihtsalt ju korrutamine, korrutamisel järjekord ei ole oluline. Lihtsalt oluline on see, et kõigepealt võtaksid ühest, siis võtaksid teisest. Nüüd teeme ühe näite veel. Ja nüüd, et sellest siit, mis me sellega teeme, täpselt samamoodi nagu esimeses näites. Ehk siis kõigepealt esimesest võtame tuletise. Korrutame seda teisega, teisest tuletist ei võta. Ja nüüd liidame sellele esimese funktsiooni, millest me ei võta tuletist. Ja korrutame teise funktsiooniga, millest seekord me võtame tuletise. Võt. Ma kirjutan siia poole, siis ma ei pea liigutama seda ekraani nii palju. Nii kõigepealt 2x-i, jällegi 1 ette, korrutada 2 x-i, x jääb astmes 0. Kuna x on astmes 0, siis ma x ei kirjuta, sellepärast et see on niikuinii 1. Ja siis ühest võtame, ühest jääb järgi 0. Nüüd korrutame seda lihtsalt selle suluga, mis meil jäi siia. Liidame sellele. Nüüd selle teise tuletise või teise selle funktsiooni. Esimesest me ei võta tuletist, teisest nüüd võtame tuletise. Ehk siis kõigepealt meil on x ruudus, 2 tuleb siia ette, siis x ja siis siin 2 miinus 1 ja siis 5x astmes 1 ehk siis 1 korrutada 5, x jääb astmesse 0, ehk siis tegelikult jääb temast järgi ainult 5, ehk siis põhimõtteliselt need ju ei ole olulised siin. Aga selguse mõttes võid kirjutada, kui sul on lihtsam arvutada niimoodi. Ja nüüd läheb lihtsalt jälle mehaaniliseks arvutamiseks, ehk siis 2 korrutada 1, see on 2 pluss 0 on 0. Nüüd kõik see tuleb korrutada x ruut pluss 5x. Sellele liidame 2x pluss 1 korrutada siis, mis meil siit jääb, 2x astmes 1 pluss 5. Ja nüüd selleks, et saada lõplikku vastust, põhimõtteliselt arvutame kõik asjad siin lahti. Ehk siis, mis meil jääb, on 2x ruudus, sest 2 korda x ruudus on 2x ruudus, pluss 10x, pluss nüüd siis need 2 sulgu oma vahel. Kõigepealt meil on 2x korrutada 2x, see on 4x ruudus, siis on 2x korrutada 5, see on 10x ja siis pluss 2x pluss 5. Nii et kui me nüüd siin kokku võtame, mida me kokku võtta saame, mis meil tuleb, siin on 2x ruudus pluss 4x ruudus, see on 6x ruudus kokku. Siis meil on 10x ja 2x, see annab meile 22x ja siis meil on siin veel 5. Ehk siis vastus lõpuks on see. Ja, ehk siis kui on 2 mingisugust asja oma vahel korrutatud, 2 funktsiooni oma vahel korrutatud ja siis küsitakse selle tuletist, tuleb kasutada seda reeglit siin.